Hetk tagasi vestlesin just Kristjan Evartiga, kes oli alles sinu meeskonna kaaslaseks tänase mängu parim 29-ga. Ega sa palju maha ei jäänud, oled samuti parimate seas. Kuidas oli siis mängida oma eelmise nii-öelda meeskonna vastu? Eks ma ikka teadsin loomulikult, nagu, mida Viimsi teeb ja kuidas nad mängivad, aga oleme ausad, esiliigas ikkagi Viimsi teeb oma asja ikka väga hästi ja usun, et paremat nagu meeskondlikku meeskonda esiliigast on nagu raske leida. Selles suhtes, et võib-olla on mehi teistes võistkonna, kes on individuaalselt väga hea, et Kristo Saage ja mõned mehed veel, eks, aga Viimsi mängib just sellist väga ägedat meeskondlikku mängu ja neil on head liidrid ja tasakaal noorte ja vanade vahel. No kui sa vaatad nüüd tänast mängupilti 96-73, siis kuidas sa mängu kokku võtad? Ma arvan, et isegi 6 mehega me ei ole tegelikult üle 20 punkti nõrgemad Viimsist, et me võiksime nendega mängida väga võrdselt, aga meil omad mõned lollused ja Viimsi karistas ära ja nad on oma kodus tugevad ka, loomulikult ma tean seda ka. Ja ei saa liiga kurb olla, aga rõõmus ka ei saa olla. Kuidas Paidel nüüd edasi läheb? Kes on teie järgmine vastane? Peate ju kosuma sellest Viimsi mängust. Et kellega kokku lähete nüüd? Kas meil on Tartus mingisugune võistkond, äkki Estika ongi? Tõenäoliselt Estika on järgmine nädal siis Tartus meil. No Viimsi saab sellega uue aasta alguses. Kui sa nüüd vaatad aga sinna üles nii-öelda tabeli peale, siis 19 punkti ja 5 viga oled oma meeskonna nii-öelda ainukene, kes siis on saanud 5 viga kirja. Oli see sulle suure löögina, et pidid 2,5 minutit enne mängu lõppu väljakult lahkuma? Ei ole hullu, selleks hetkeks tegelikult vist oli juba mäng juba tehtud, selles suhtes see ei muutunud nagu suures pildis midagi, ma arvan. No näha oli, et publik elas ka sinule ja sinu tegemistele kaasa, nii et oled nende südames. Mis sul on öelda Viimsi publikule, kellest sa kindlasti puudust tunned, kui oled ära juba hoopis teisel rindel? Üks lause, Viimsi publik on äge. Aitäh sulle!